Tere, kena pühapäeva hommikut teile kõikidele. Minu nimi on Kristi Saare ja tulin teile täna rääkima sellest, et mind võiks rohkem maksustada. Ma nüüd sellega lõpetan ja lahkun lavalt. Ma olen õpetaja, ma olen ettevõtja, mul on töötajad, mul on kass, ma olen abielus, meie peres on 3 last. Ma elan majas Kristiines. Mul ei ole oma kallist sportautot, mul ei ole isegi juhilube. Ei tegele ühegi üleliia kalli hobiga. Küll aga on mul oma investeerimisportfell, kus on aktsiad, fondiosakud ja kinnisvara. Mu sissetulek ületab mitmekordselt Eesti keskmist. Sellest hoolimata elan ma tegelikult täiesti tavalist igapäevast elu, sõidan ühistranspordiga. Lapsed käivad täiesti tavalasteaias, maksan kodulaenu. Iga mõistliku tõlgenduse järgi olen ma siiski rikas. See rikkus ja edu ei ole aga minu enda tehtud. Siinkohal ei ole tegemist ei eestlasliku tagasihoidlikkusega ega naiseliku tagasihoidlikkusega. Ma tean, et ma olen võimekas ja olen tark ja olen tubli ja olen teinud palju tööd, et jõuda sinna, kus ma praegu elus olen. Aga ma olen ka piisavalt teadlik, et see edu ei ole tulnud üksinda. Selles edus on väga palju rolli mänginud kõik see, mida on andnud mulle riik. Ma olen saanud väikelinnas suurepärase hariduse. Sain sealt suurepärase hariduse, mis lubas mul minna ülikooli. Midagi, mis tõenäoliselt ei oleks olnud mulle võimalik, kui see ülikool ei oleks olnud tasuta. Sain ülikoolis 1 semestri isegi õppetoetust. Sellest oli väga suurt kasu, et jõuaks toidulauale ka mõni juurvili, mida tudengina mõnikord jõudis sinna vähe. Ka mina ja minu lapsed oleme saanud Eesti meditsiinisüsteemist elu päästvat ravi ilma, et oleks ise pidanud selle eest maksma. Ma julgen jalutada õhtul koju mööda valgustatud tänavaid, kus nüüd on võib-olla ka veidi natukene rohkem pinke, kus istuda. Ma pean Eestit heas kohaks, kus kasvatada oma lapsi. Mulle väga meeldib sõita siit ära kuskile puhkama, aga mul meeldib ka väga tulla siia tagasi. Ükski nendest asjadest, millest ma rääkisin, ei ole odavad. Tegelikkuses praktikas on nad tõenäoliselt hindamatud. Kui me hakkame vaatama riigi eelarvet, siis tegelikult saame me kõikidele nendele asjadele panna külge hinnasildi. Nii sellele, millist palka saavad minu laste lasteaiaõpetajad või kooliõpetajad, sellele, kui läbi põrenud on minu pereõde, kellele ma just see nädal kirjutasin ja ta paari tunni pärast mulle ühe retsepti kirjutas. Sellele saab panna külge hinnasildi, kui kiiret ja mugavalt saan ma olla ettevõtja, kes enamiku oma igapäevatööst teeb arvutis, kasutades erinevat riigipoolseid digiallkirjastamist vajavaid süsteeme. Mul ei ole kunagi olnud tunnet, et keegi peaks mulle selgitama, et miks maksud on vajalikud. Ma näen seda igapäevaselt enda ümber, nii enda kodus kui ka kodust lahkudes. Selle asemel, et ma peaksin iga asja üle individuaalselt muretsema, saan ma olla kindel, et me lahendame neid probleeme riigis ühiselt. Ometigi, sirvides pea iga järgnevat koalitsioonikokkulepet, see on mul selline isiklik huvi, et kuigi ma olen rahatarkuse maailmas, siis tegelikult õppinud olen hoopis riigiteaduseid, siis ma loen sealt suhteliselt suure hämmingu, kerge pettumuse ja suhteliselt suure piinlikkustundega välja, et minu isiklik maksukoormus üldiselt ei suurene. Või siis ta ei tõuse vähemalt rohkem kui nendel inimestel, kes on elus olnud minust majanduslikult vähem edukad. Iga järgneva maksutõusu lainega on oluliselt rohkem pihta saanud näiteks üksikvanemad, päästjad, poemüüjad, igapäevaselt tublit riigile vajalikku ja meile kõigile vajalikku tööd tegevad inimesed. Olen selle lausa korduvalt meedias välja öelnud, et mind võiks rohkem maksustada. Te võite ise ette kujutada,
millist furoori ja reaktsiooni ja kui huvitavaid kirju mul selle peale postkasti tulnud on, et ma julgen sellist asja öelda. Minu elu ei mõjuta paar protsenti kõrgem tulumaksumäär. Minu elu ei mõjuta paar protsenti kõrgem käibemaks. Minu sissetulek igapäevaselt ei kulu kõik esmatarbekaupadele, toidukuludele, kodukuludele, haridusele. Samamoodi olles ettevõtja ja investor, minu tulu ei laeku mulle kõik, eks ju, palgatuluna. Ma ei pea igapäevaselt mõtlema selle toidu hinnale, mida ma toidukorvi panen, et lastele õhtul süüa teha. Aga ma olen väga teadlik, et see on privileeg, et ma saan niimoodi mõelda. Ja selle probleemi lahendus ei saa seista ainult selles, et kui palju jõukamad inimesed oma südametunnistuse järgi heategevust teevad. Meil oleks kõigile palju lihtsam, kui me jaotaks veidi ümber maksukoormust, kui see, et me teeme püsivalt kampaaniaid, et toetada inimesi, kes on hädas. Minusuguseid noori ja edukaid ja järgnevast põlvkonnast kui selline 90ndate veidikene kauboikapitalism. Meid noori on päris palju. Me tahame samal ajal riiki, mis on nii kõikidele õiglasem, kui sellist riiki, kus on hea majanduspoliitika. Kui selles pole kahtlust, et sotsid seisavad võrdsema riigi eest, siis pean siiski ütlema, et majanduspoliitika koha pealt on pilt minu maitsel olnud võib-olla veidi hõre. Loodan, et järgmisel Riigikogu valimiste programmis üllatun meeldivalt. Te kõik siin saalis teate, et laias laastus saame maksustada 3 asja. Sissetulekut, tarbimist ja vara. Eestis nendest viimane vara on maksudest pea puutumatu. Ja me oleme jõudnud Eestis sinna punkti, kus see on hakanud riivama inimeste õiglustunnet ja õigustatult. Olles investor, küsitakse mult mõnikord tõsimeeli, et kas sulle siis ei meeldigi raha, et sa räägid maksudest, et kuidas nii. Võin julgelt kinnitada, et raha meeldib mulle jätkuvalt. Olen väga osav selle raha teenimises. Ja see, et mulle see raha meeldib, tähendab see, et mul on oluline, kuidas seda raha ka kasutatakse. Nii minu isiklikku raha, kui ka riigipoolset raha. Mul on väga hea meel, et me elame sellises riigis, kus jõukaks saamine ja rikkaks saamine on võimalik. Tõeline edu seisneb minu meelest siiski selles, et kõik need inimesed, kes on edukaks saanud, panustavad selleks, et ehitada enda järgi trepp, mille järgi on võimalik teistel järgneda. Ja kui sul on võimalus panustada, siis on võib-olla veidi südametu seda mitte teha. See, et rohkem maksustatakse, ei tähenda seda, et meie ühise riigi rahaga tuleks laristada. Praegusel ajahetkel Eestis oleme kindlasti sellises punktis, kus rohkem tuleks kärpida ja on väga huvitav, et seda ei tehta. Hea maksudistsipliin kodanikuna ei tähenda seda, et ma taluks selle raha raiskamist riigi poolt. Igal maksuotsusel peaks olema põhjendus ja arusaam, et kuhu see raha läheb. Praegusel hetkel tihti kipub ta minema sellisesse müstilisse musta eelarve puudujäägi auku, kus keegi päriselt täpselt ei tea. See, et varamaksud võiksid meile tekkida, ei tähenda seda, et me peaksime kõikidelt rohkem makse koguma. See tähendab seda, et me liigutaksime maksude kogumise raskuskeseme ümber neilt, kes on rohkem haavatavad, neile, kellel on võimalus rohkem panustada. Kahjuks väga tihti, kui me Eestis maksudest hakkame rääkima, siis see narratiiv kipubki uppi minema sellega, et saabub kohene kriitika, et kogutud maksuraha läheb kellelegi, ütleme teistele. Ja siis tuuakse näiteks endale kõige vähem meelepärane vähemusgrupp, kes siis seda raha justkui ei vääri. Praktikas võiksime me kõik siiski elada teadmisega, et meie ühist raha kasutatakse asjadeks ja inimeste aitamiseks, kes on meie ümber. Need inimesed on meie naabrid, need on meie töökaaslased, need on meie laste sõbrad. Inimesed, kellega me igapäevaselt läbi käime ja kui nende elu on parem, siis on ka meie elu parem.
Selle teadmise jaoks loeksin mina muidugi rõõmuga erinevaid teaduslikke analüüse maksude kogumisest ja ümberjaotamisest, mitte ei usaldaks ainult Eestis viimasel ajal siiski väga levinuks saanud poliitmänge, kus võib-olla järgmistel valimistel valituks saamine on osutunud veidi olulisemaks kui pikaajaline maksuvaade. Ma arvan, et mind peaks rohkem maksustama. Minust üksikisikuna on olulisem see, et minusuguseid inimesi on tegelikult veel. Neid inimesi, kes hindavad Eesti riiki ja kes saavad väga hästi aru sellest, et meie maksame selle riigi kinni ja me teeme seda hea meelega. Me teeme seda hea meelega, sest meil on võimekus seda teha ja see, et meil läheb nii hästi, et meil on võimalik panustada, on suuresti tulnud sellest samast riigiabist. Me tahame aga selgelt ka seda, et seda raha kasutatakse eesmärgipäraselt. Minusugused inimesed võtavad ühiskonnas praegu veidi liiga vähe sõna. On liiga vähe julgust midagi poliitiliselt välja öelda, isegi kui sa ise erakonda ei kuulu, sest keegi ei taha nendesse vestlustesse sekkuda. Kui aga vaikida, siis tehakse need otsused sinu eest ära ja see inimeste rahulolematus nende otsuste koha pealt on praegusel hetkel märgatav. Minusugused inimesed on valmis tulema laua taha arutama ja ma loodan, et neid arutelusid on tulevikus üha rohkem. Ma loodan, et sotsiaaldemokraadid on valmis tõeliselt ühiskondlikult avama varamaksude debatti, sest ükski teine erakond seda ilmselt ei tee. Me oleme viimase 20 aastaga olnud tõesti riigina väga edukad. Me oleme väga edukad ja me oleme nii edukad, et need, kellel on läinud paremini, saavad panustada sellesse, et aidata järgi neid, kelleni see Eesti edulugu ei ole jõudnud. Ja selle koha pealt tuleb olla aus. Me jagame julgelt rahvusvaheliselt igal pool meedias oma kohti edetabelites ja selles, kui hästi meil on läinud, aga see edulugu on jõudnud ainult osadeni. Ja see teine osa on õigustatult frustreerunud. Oleme varamaksudeks valmis. Sellel ideel on piisavalt palju toetajaid. On ka toetajaid inimeste seas, kes ei kuulu sotsiaaldemokraatide ridadesse, kes ei ole võib-olla tingimata püsivad sotsiaaldemokraatide valijad, aga kes samamoodi nagu mina on saanud aru, et on parem elada ühiskonnas, kus inimeste õiglustunne on rahuldatud. Et nad mõistavad, et kui sul läheb hästi, sa panustad ja need inimesed, kellel on raske, neid saab riik aidata just selle panustamise toel. Nii et mida mina loodan sotsiaaldemokraatidelt, kui hetkel on laual kohaliku omavalitsuse valimised, siis pärast seda võiks olla veidikene vaikust ja rahu ja ootan põnevaid debatte sel teemal, et kuidas läheks Eestis paremini kõikidel, mitte ainult jõukatel ja kuidas varamaksud, mille ümber on väga pikalt keerutatud, võiksid nüüd päriselt saada praktikaks. Ja kui see otsus ära tuleb, siis võin isiklikult lubada, et maksan rõõmuga. Aitäh!